Kas sa tahad mu vlogbassile tere öelda? Jaa. No ütle. Tere. Tänane meie plaan on minna Walmarti. Eile me käisime Targetis, täna me läheme Walmarti. Ja me läheme super Walmarti ehk siis suurde Walmarti, mitte pisikese Walmarti. Jesus Christ, kui mitu korda ma praegu ütlesin sõna Walmart. Ma arvan, et ilma pikema jututa lihtsalt lähme. Okei, quick plaanide muutus. Nimelt ma pean kõigepealt minema suitsu ostma. Mitte endale, mina ei suitseta. Ja siis ma tulen tagasi ja lähme siis Walmarti. Samad klipid part 2. Yo. Okei, nüüd ma ei teagi, kuidas ma teen. Nope, see küll ei toimi. Kuidagi nagu. Vot. Mu hetkeplaan on see, et ma tahan proovida saada koju ilma mapsita. Ma sõidan siin igal pool kogu aeg ainult mapsiga ringi. Ma olen ühe korra siin poes jala käinud, seega tehniliselt ma peaksin aru saama, kus ma olen. Aga eks me näe. Ma lähen teid siia ja jälgige siis mu seiklusi. Ma loodan, et see kaamera püsib seal. Türbel küll. Ma arvan, et ma olen õige koha peal. Jaa, okei, siit ma olen raudselt mööda kõndinud. Siit vä? Girl, I'm not sure anymore. Actually, I wasn't sure to begin with. Me oleme jõudnud siia elamurajooni ja siin näevad kõik tänavad täpselt samasugused välja. Seega mul reaalselt ei ole õrna aimugi, kus ma olen ja kuhu ma minema pean. Siin on see veekogu, mis meil esimeses Ameerika vlogis oli. Siit siis vist vasakule. Jaa, ma olen suht kindel, et ma olen õiges kohas. If I make it home tonight, I can do anything. Kas see oli siit alla või järgmisest? Stopp märk, siia tuleb seisma jääda. Woohoo! I made it! Ma oskan orienteeruda Orlandos. Okei, ma lähen nüüd vitsuisud ära ja siis lähme Walmarti. Okei, toas käidud, nüüd on aeg Walmarti minna. Ma olen väga elevil. Also, ma ei tea, kas te näete, aga ma tegin oma stiilis ühe väga suure muutuse. See on suur muutus mu imagole. Ma olen nagu täiesti teine inimene niimoodi. Kui te praegu aru saatke, andke ruttu all kommentaarides teada, sest ma kohe ütlen. Ma vahetasin oma scrunchi ära. Mul ei ole enam seda tumelillat scrunchit. Te peate lihtsalt proovima seda aktsepteerida. Paneme siis Walmarti aadressi sisse. Walmart! Walmart Supercenter on 8 kiltsa. Lebosõit 20 minutit. Siin on vahemaad suht pikad kõigel, nii et nagu 20 minutit on väga lebosõit. Me oleme hetkel Orlando suht sükses nagu main alas. Kuigi kell saab alles 2, siis siin on sitta kanti autosid. Ma ei tea, miks siin nii palju rahvast hetkel on. See on muidugi siuke ala ka, kus lihtsalt üldiselt on palju. Tesla Superchargers! Okidoki, me oleme jõudnud Walmarti. Nüüd ei olegi muud, kui läheme sisse. Võtame mu võtmed, võtame mu koti. Let's go! Erinevalt Targetis, siis Walmartis ei ole veel jõuluasjad näiteks üldse soodukaga, et need lähevad alles peale jõulasoodustusse. Ma leidsin siit mingi brush seti ja nagu, miks on 10 pinslid pandud siuksesse hiiglaslikku karpi? Miks on see vajalik? Mis kuradi joogipudelid need veel on? See on normaalne joogipudel ja selle kõrval on selline. Look at the size. See on mingi unrelatable skinny pudel. Kes see joob sellisest asjast? Okei, aga ma leidsin mega cute tassi. Look at this. What the hell, kui cute. Okei, aga nagu kes päriselt tahaks endale Five Nights at Freddy's teemalist sünnipäevapidu? Nagu ma võin seda mängida, aga ma sellist sünnipäevapidu küll ei taha. Nagu it would freak me the fuck out. Need on paremad. Ma näen välja nagu geimer. Dude, ainult $10 vä? Mul ei ole kedagi pildistada, muidu ma reaalselt võtaks neid mitu tükki. Mida kui lahe tolmuimeneil on? Issand, kui cute, see on nagu see pakirobot, lihtsalt imeb tolmu. Näete, ma jagan teiega oma preemi. Tahaksin siis oma lemmikuid Lazy Barbeque krõpse. Aga ainukesed suurused, mis siin on, family size ja party size. Nagu excuse you, ma tahan lihtsalt tavalist pakki, ma tahan normaalselt süüa. Ai, never mind, neil ikkagi on need. $5 sellise pisikse juustujunni eest. Vabandage väga, ei aitäh. $5 mingite kuradi 3 vorsti eest. What the hell? Ja küll ma võtan endale selle hiiglasliku tofu, mida ma arvatavasti ära ei söö, mis arvatavasti halvaks läheb, aga see on ainuke tofu, mis siin saada ja see on ikkagi $2.46. Väikseid whole wheat tortilla, neid saiu siin ei ole, seega ma pean võtma endale hiiglaslikud. Mul isegi ei piisa salsad nende jaoks, aga noh, jah, ju ma siis ostan seda juurde. Üks asi, mida ma otsisin eile Targetist, oli cookie butter, aga ma ei leidnud, seega ma loodan, et äkki ma siit nüüd leian cookie butterit. Leidsin kodustame Taste Testist, ma ei tea, kuidas cookie butter maitseb, aga see tundub päris okei. Ma leidsin $10 eest üks Stranger Things dressika ja nüüd ma ei tea, kas ma tahan seda või mitte. Äkki ma peaks proovima minema? Jaa, lähme proovime. Ta on nagu oversized. $10 ainult. And it's Stranger Things.
We are back in the car. Nüüd aga ma tahaks minna Taco Belli, sest mul on tegelikult nälg. Viimati ma sõin hommikusööki. Siin on küll Wendy's, aga ma ei tea, kas see on drive-thru ja ma ei mäleta, mis asjad Wendy's siis vegan olid. Mingi kartul oli, aga ma ei taha, ma tahaks mingit burritot või tacot. A few moments later. Okei, me oleme jõudnud Taco Belli parklasse. Seal on Taco Bell. Ma olen telefoni üles kirjutanud, mis asjad on Taco Bellis vegan. See on mingi 7-layer burrito. Ma ei tea, milline see välja näeb, aga see kõlab ahvatleb. Ja ma pean tellima selle fresco style, et ma saaksin juustud ja sour cream'i sealt välja. Lähme harjutan. Hi, could I get a 7-layer burrito fresco style? Lähme. Jälle ülikole nurk väkk. Can I get a 7-layer burrito fresco style? That's it. You want 7-layer burrito, you want to be fresco style? Yes. Oh no, mu rahakott on seal. Let's pay for my burrito. Have a holy jolly Christmas, ma ütlen teile. Thank you. Have a nice day. Siin on meie Taco Belli paberkott ja meie burrito on siin sees. Looks nice. Siin on ühe peal kirjas, et you're cute. Siin siis selle teise peal on, et you so get me. Here's my burrito. Ma ei tea. Ma panen seda kastet siia peale. Okei, see kaste teeb selle paremaks. Ma ei ole kõige suurem Moa fänn ja sellepärast on mulle väga ei maitsegi. Ma söön edasi ja siis ma arvan, et ma lähen koju vaikselt. Tahaks midagi veel süüa. Mida kuradi? Nii, nüüd ma olen koju jõudnud. Ma käisin, panin toaster ovenisse mu saiad ja nüüd on aeg maitsta meie Biscoffi kukipaterit. Ma otsisin ülikaua seda taga, aga lõpuks ma leidsin. Ma ei tea, kas see on magus, ma ei tea, kas see on soolane, see on kukipater. Ma nagu reaalselt ei tea mitte midagi, mida sellest oodata. Näeb välja nagu peanut butter. See maitseb nagu võiküpsis. Mina mõtlesin, et see on kukipater nagu Oreo butter. Ta on magus. Ta maitseb nagu täpselt nagu siuke küpsis nagu siin peal on. Okei, ta ei ole halb. Ma tunnen, et on näiteks magus. Või nagu ma olen harjunud ilmselgelt nagu peanut butteriga, mis ei ole magus. Ma panen banaani ka peale. Teeme selle veel magusamaks. Here we have it. See banaan sobib siia ülihästi. See ei ole kõige hullem. See on lihtsalt nats magus ja ootamatu. Peale seda ma ostan arvatavasti jälle ikkagi peanut butteri. Sest ma arvan, et see on esiteks tervislikum. Teiseks ma nagu feedin peanut butterit rohkem. See oli siis meie review. Kell on saanud vahepeal 12 öösel. Ma mõtlesin ülipikalt, et ma tahaks räigelt pizzat tellida. Aga ma ei teinud seda, siis mõtlesin, et hea küll, et nagu pole vaja. Ma tegin endale hoopis väga tervisliku õhtusöögi. Või no, mitte õhtusöögi, aga late night snacki. Look at that! See on nii ilus ja healthy. Shoutout Terminats. Seega mõtlesin, et ma söön neid ja vaatan Riverdale'i samal ajal ja ma ei pea täna monteerima, sellepärast et Marti lubas mu vlogi ära monteerida, mis tähendab seda, et ma saan rahulikult arvutis olla, ma saan hommikul rahulikult magada. Thank you so fucking much, Marti. Homme on siis jälle back to the grind ja back to editing. Mina jätan teiega siinpool nüüd hüvasti, ma hakkan vaatama Riverdale'i ja sööma oma healthy late night snacki ja lähme teiega juba homme. Tšau, pakk!